Nii, ole hea. Nonii, mina olen nüüd Lastemuuseum Miiamillast ja kui ma kuulan siin teisi, siis kõikidel on väga pikk ajalugu taga ja seda pärandkultuuri on väga põnev kuulata, aga meie oleme nüüd see noor aed, kes alles seda pärandit on loomas. Aga kui ma siis korraks tutvustaksin seda maja, mille juures meie see aed asub, siis meie maja on nüüd 85 aastat Kadrioru südames olnud ja eelnevalt siis ju Kadrioru park oli ju Peeter Esimese poolt loodud oma armsale naisele Katariina Esimesele, selline lossiaed ja ilus selline kulgemise ja puhkamise ala, siis jällegi 30ndatel, siis kui Konstantin Päts oli presidendiks, siis tema vend Riho Päts sai endale ülesandeks luua siia Kadriorgu rahvapark ja tänu sellele siis mõeldi ka järeltulevatele põlvedele või sellele nooremale põlvkonnale, kes on siis lapsed, kellest siis kasvatada endale, kellele anda seda kodumaa armastust edasi ja liikumiskultuuri ja seetõttu siis loodi siia veel lastepark või noortepark keset seda Kadrioru südant. Ja kuna selle lastepargi peahooneks siis sai meie maja, seda kutsuti tol hetkel paviljoniks ja selles majas tegelikult seespool isegi tegevusi ei toimunud niivõrd kui just nimelt maja ümber. Ja näiteks kui nüüd viidata sellele loodusarmastusele ja keskkonnahoiule, mida meie siin aias teeme, siis tol ajal just nimelt toimusidki siin maja ümbruses ja pargis loodusmatkad, kus siis lastele räägiti just nimelt taimede ja puude lugusid, tundmaõppimist, matkamist, liikumist, loodushoidu ja kõike seda meie nüüd tänapäeva lastele samamoodi püüame läbi selle väikese Miiamilla miniaia anda edasi. Ja meie jaoks on just see keskkonnaharidusliku suunaga muuseumitunnid väga olulised nii muuseumis sees kui miniaias kui ka linnaparkides, et me käime mitte ainult Kadrioru pargis lastele programme andmas, vaid ka näiteks siin kohalikus politseipargis oleme käinud ka näiteks Schnelli tiigipargis ja oleme ka mere ääres, et me oleme ise hästi liikuvad. Ja meie jaoks on tähtis ka see, et miks me neid taimi siin kasvatame, on sellepärast, et taimed annavad edasi mälestusi ja see on selline põlvkondi siduv tegevus. Ja mitte ainult me ei mõtle siis lastele, vaid just mõtlemegi põlvkondadele üleselt, et vanavanemad ja emad, isad tuleksid oma lastega siia ja saaksid niimoodi siis ka teistele vanematele, teistele lastele oma oskusi, teadmusi ja kogemusi edasi anda või mälestusi ja lugusid. Ja see aias tegutsemine annab ka väga hea sellise siduva tunde täiesti võõraste inimeste vahel, et kui meie aeda satuvad üheskoos üle ookeani ameeriklased, teiselt poolt, ma ei tea, tulevad austraallased, soomlased, lätlased, eestlased, siis me tegutseme ühise aia nimel ja see on nagu pisikene maailmamudel, et kui me siin selles miniaias suudame ühiselt tegutseda, ühiselt asju hoida, hooldada, niimoodi kasvab meie empaatia ja kui me seda väikest mudelit suudame koos hoida, siis ehk see hakkab ka siis sellele suurele mudelile mõjuma, et neid väikseid mustreid saaksime siis ka suurele elule üle kanda. Aga üldiselt jah, meie programmid on siis mõeldud rohkem grupikülastuseks, et meil toimuvad lasteaia ja kooligruppidele ja peredele nii muuseumitunnid, on meil näpud mulda ja terve suve kestavad meil rohelised reeded, kus siis saavad perekonnad tulla aias tegutsema. Aga nüüd on ka õnneks suurenenud meie üksikkülastajate arv
seetõttu, et meie aeda on tekkinud püsivälinäitus roheliste näppudega lapsed, mis on sellised viitavad tegevuspunktid, mis räägivad siis loodushoiust, taimedest, kompostimisest, et selline hästi lihtsal ja toredal viisil panevad siis lapsi tegutsema ja märkama. Ja kes seal siis kohtuvad aias on, kohalikud ja turistid, lihtsalt aiaavastajad, möödakäijad, huvilised, hoolitsejad ja mõned on ka täitsa korduvkülastused, et tulevadki vaatama, kuidas tema taimekesed seal kasvavad. Nii. Nagu te näete, siis meie kõige väiksemad aiakülastajad on sellised, tema on siin vist 2-aastane, aga on ka päris pisikesi beebisid meil, kes on roomajad. Ja see on eriti tore võimalus sellel väikesel lapsel saada päris tööd teha, päriselt saada oma käed mullaseks, põlved mullaseks, maitsta, suhu panna marju, herneid, kõike lehti võib panna suhu, sest et meil on söödavaed ehk siis nii ütleme juurtest kuni õisikuteni välja on kõik siis lapsele ohutu ja turvaline suhu panna. Meil on, nagu ma ütlesin, et roheliste näppudega lapsed, selline näituse üldnimetus, et see tähendab siis 7 erinevat tegevuspunkti. Nad on umbes lapse mõõtu ja nad siis viitavad mingitele konkreetsetele ülesannetele. Näiteks siin on see leheke, mis räägib siis sõbralikest putukatest, et saaks aru, et tegelikult putukad on meie loodusele väga vajalikud ja mitmekesistavad meie loodust, et ilma nendeta ei oleks meil üldse maa nii ilus ja roheline. Ja ei oleks ka meil endil midagi süüa, et me väärtustame seal putukate elu. Ja samamoodi ka räägime, ütleme siis aiapidajale nuhtluseks saanud võilillast, aga jällegi väga vajalikust söögilauast väikestele putukatele. Siis räägime näiteks taimeringlusest, räägime rohelistest sammudest, mida me oleme siis ette andnud, aga et iga laps võib ka ise juurde mõelda, et mis on tema väiksed rohelised sammud, mis tema saab teha. Siis on meil veel näiteks päikeselaud, kus peal saab väikselt sõrmega liikuda mööda päikeselabürindi ja keskenduda ja fokusseerida hoopiski enda sisse, sest et loodus on üks imeline koht, kus sa tegelikult leiad iseennast. Ja siis näiteks on veel meil selline kompostigrill. Ja kompostigrill saigi laste poolt endale nimetuse, sest et ta on tegelikult meil siis selline trummel komposter, mis, kui sa niimoodi tõmbad seda, siis ta käib vahvasti ringi ja tal sees kõik niimoodi kobiseb ja müriseb. Ja siis lapsed panid talle sellise lõbusa nimetuse ja ka kompostigrill räägibki sellest, et miks on üldse vahva kompostida ja mis see tähendab ja mida peab sinna komposterisse panema, et me saaksime mulda võluda. Ja see väike porgand või ta ei olegi nii väike, ta on lapse mõõtu, hiigelporgand, siis selle porgandi juures saab ka vaheldumisi panna selle porgandi vahedesse rohelist ja pruuni toitu, et mida anda komposterile, et tema kõhus tekiks see mõnus must muld, mis on siis tõeline kuld taimedele. Ja siin järgmises videos te näetegi, kuidas lapsed seda kõhtu täidavad. Ja see võtab umbes aasta aega meil aega, aga kuna lapsed käivad väga usinasti seda kompostigrilli keerutamas, siis muld tekib selline tore nagu mullapallid, sest et muidugi see toit kogu aeg käib ta ringi seal kõhus, ehk siis ongi sellised vahvad mullapallid, mille sisse põhimõtteliselt sa saadki selle seemle pärast panna ja teha sellist geriljaaiandust, et lähed ja poetadki seda mullapalli koos seemnega kuskile, kus sa näed, et on vaja, et taimed kasvaksid. Et selline nipp.
me oleme tõesti nüüd juba jõudnud täitsa söödava aia tiitlile, võime ütelda, sest et algselt, kui 6 aastat tagasi seda aeda siia rajati, siis ta oli selline lilleaed, et ühe emadepäeva aktsiooni raames siin siis emad ja lapsed panid peiulilli maha, aga nüüd me oleme liikunud täissöödavaks aiaks, kus on söödavad alates siis juurtest kuni õisikuteni välja ja neid taimi kõiki võib siis aiast leida, mis meil selle porgandi peal on, meil on veel rohkem neid, aga kuidas siis näiteks seal aias neid taimi uurida nii, et oleks, ütleme, grupeeringutega need, et siin on näiteks juurviljad või siis õisikud või lehed või siis kaunviljad, aga võib ka näiteks otsida, et kõige hapumad viljad või siis kõige pehmema lehega viljad või kõige pikemad taimed või värvide järgi hoopiski neid taimi uurida, et see tekitab ka, ma arvan, sellist hasarti ja huvi üldse nende taimede ja siis looduse vastu, et märgata huvitaval ja omapärasel moel. Ja siin ma siis olen enam-vähem püüdnud kinni haarata kõik need taimed, mis meil kasvavad, kindlasti midagi jätnud välja, aga meil on siis ära jaotatud, et on peenrakastitaimed, siis on aiamaa taimed ja värvisaarestiku ja siis ütleme, et ilutaimed. Ja siin võite siis näha, et meil on väga palju neid erinevaid, selline võib-olla siis kergelt Tootsi peenra stiilis, aga me oleme püüdnud neid taimi ka panna nii kasvama, et oleks sõbertaimed üksteise kõrval, et kes keda aitab näiteks neid pahalasi eemal hoida või kes toetab teise kasvamist natukene rohkem. Ja siis lisaks sellele need värvisaarestikel me siis oleme värvide järgi püüdnud neid taimi sinna kasvama panna. Nii. Ja siin on näha, mis tegevused siis lapsed siin on teinud. Siin on siis seda istutamist, kobestamist, uurimist ja lisaks siin keskel see poiss, kes on, ka need on meie taime siis disain, sest et tal peas on nüüd meie pargitaimedest tehtud lillekroon ja seljas on tal särk, mis on meie aiast leitud taimede, ütleme, ta on need leidnud šablooniks ja siis me pritsisime need selliseks värviliseks, et meil oli siis linnalaager, mis rääkiski linnalaps looduses ja nii nad said siis disainida endale looduses leitud vahenditega omad särgid ja kroonid pähe, et olid sellised tõelised loodused kroonid ja väga tore. Ja muide linnalaagri lastega me tegime ka hommikusöögid niimoodi, et nad ise kogusid meie aiast olevaid saaki, nii lehti, õisikuid, juurikaid ja siis ise said endal kõhud täis tänu sellele. Siin on natuke saabki näha ja näiteks oleme ka kasutanud ära, et kui me oleme teinud heategevusjooksu, et siis jooksjad saavad endale natuke kosutust ja vitamiini annust siis porgandite näol või siis lasteaiagruppidega saame maitsta seda suvikõrvitsat, ja muide meil käib aias siin üks jänes ka oma poegadega siin just kevadeti, et ka tema siis tegevusjäljed on näha ka siis, kui meil saak on kasvama hakanud. Siis natuke olen püüdnud seda pärandkultuuri siia sisse tuua, nii et kuna meil siin ümbruses on juba 100-aastased ja veel vanemad puud, siis meie laste muuseumi ees oleva suure musta lepa võeti maha ja kui ma seda märkasin, siis ma kohe palusin, et nad meile lõikaksid sellised suured toredad seibid, kus siis nüüd me kasutame seda endal õppeaiana, et lapsed saavad nende peal istuda, nende peal hüpata, aga samas saab ka õppida pargis leiduvate puude lehti tundma, et siia me oleme siis erinevaid lehed maalinud peale näiteks kastanit ja tamme on siit näha ja sirelit, aga on ka leppa, haaba, pärna ja pihlakat ja siin on päris mitu seda ketast, nii et saab ka niimoodi need pargipuud teada ja tunda. Ja samuti saab ka rääkida sellest puude üksteise suhtlusest,
omavahelisest kooslusest, kuidas puud oma lapsi kasvatavad või siis miks need vanad kännud on loodusele väga vajalikud ja mis tähtsus vanal kännul just loodusele on. Nii et kõike seda saab siin rääkida juurde lastele. Siis meie kõige värskem ja kõige uuem selline tore rada tekkis meile eelmisel suvel, on sensoorne rada või siis tunnetusrada või paljajalurada. Et see on 15-meetrine selline toreda loodusliku kujuga looklev teekond, kus siis ülesanne on tegelikult see, et sa läbi raja jõuad jälle endale lähemale. Kuna nendest pesades on nüüd erinevaid materjale pandud, mis on loodusest, on nii kivi kui puukoort, no siin on turvast, liiva kui ka muide mosaiki, siis kõndides sa kuulatad neid helisid, mida sa tekitad, sa tunnetad oma varvastega seda erinevat pinnast ja sa oled hästi fokusseeritud tegelikult iseendale, et see rada aitab iseennast üles leida. Ja mööda seda rada, no siin kõnnibki üks väike tüdruk. Siin muidugi ei ole näha, et meil on käbid ka siin ühes pesas, et need käbid on selline tõeline akupunktuur, et lapsed peavad selle päris hästi vastu, aga suurtel on natuke keeruline, et siit tahab nagu kiiresti üle minna, aga selline hommikune äratus on küll käbi peale astuda, aga pärast seda minna jälle sellisesse mõnusasse graniidi jahedasse pinda, et siis see jälle leevendab ära. Ja sensoorse raja kõrval on värvisaarestiku taimed, taimesaarestikud, kus siis näiteks praegu on näha siin sellist roosa varjundiga peenart, siis on siin kõrval kollased, siis on ka sinakad ja siin on kasvama pandud siis koos lastega kosmost, päevalille, siiliküparat, roosbegooniat, siis siin on näha kressi, peiulille, nurmenukku ja tagapool seal rukkilille ja salveid ja piparmütti, melissi, et kõik on ilusti. Kurkirohi oli ka, et mõnusasti kõike saab suhu pista. Ja kui me siis veel aeda ei saa minna, kui on veel liiga külm ja aias ei ole midagi veel otseselt teha, siis me teeme oma muuseumiprogramme sees. Ja praegu just lastega teemegi ettekasvatust. Oleme pannud siin tomatit ja lõvilõuga maha, midagi veel vist. Ja loodame, et üsna varsti saaksime siin aeda minna, sest et meil juba kõikidel näpud sügelevad. Ja meie enda siis kolleegid ka kasvatavad hästi palju meil siis aknalaudadel taimi ette, et saaksime siis lastega koos need panna meie miniaeda. Ja siin on mul üks naljakas üleskutse. Ma eile õhtu mõtlesin, et kui mina käisin koolis, siis meil oli selline loosung kooliaulas mineva ukse juures, et olgem eestlased ja saagem eurooplasteks, aga mina mõtlesin, et võiks olla veel laiem, et olgem maalased ja jäägem rohelisteks. Aitäh teile!